Selles audioartiklis keskendun täna 5 teemale. Räägin juhi prioriteetide rollist töötajate suhtumise kujundamisel. Teiseks keskendun talente ligimeelitava töökultuuri loomisele. Kolmandaks räägin personali teenindamisest kui investeeringust. Neljandaks räägin sellest, miks on kliendi positsioonilt vaadatuna eesliini töötaja või spetsialist palju tähtsam kui juht. Ja viiendaks räägin töötajasse panustamise olulisusest. Head kuulamist! Maailma üks suuremaid era- ja riigisektori uuringuorganisatsioone Gallup avaldas 2022. aastal uuringu, mille järgi on Eestis oma tööle emotsionaalselt pühendunud 25% töötajaskonnast ja 75% inimesi teeb oma tööd vaid raha pärast. See tähendab, et ainult 2 inimest 10 tahab pakkuda sellist teenust, mida ettevõte oma turundussõnumites välja lubab. Ja 8 inimest 10 ei huvita, milline on klientide silmis nende tööandja maine, neid huvitab ainult palk. On enam kui selge, et jätkusuutlikkuse seisukohast vajab ettevõte rohkem töötajaid, keda huvitab lisaks palgale ka kõik see, mis tasu saamise üldse võimalikuks teeb. Seetõttu on alustuseks kasulik küsida, et kust tuleb 75% töötajate kitsas fookus vaid rahale. Äri tegemise eesmärk paneb liikuma põhjus-tagajärg ahela. Klassikaline näide. Kellelgi on atraktiivne kinnisvara ja otsustatakse teha restoran. Leitakse peakokk, tehakse remont, värvatakse inimesed ja investeeritakse reklaami. Sõltuvalt idee originaalsusest, asukoha mugavusest, teenuse kvaliteedist, juhtide pädevusest, personali ameti sobivusest, majanduslikust olukorrast riigis ja loomulikult heast õnnest hakkab rong liikuma. Et olla uudne, meediale, kliendile ja tööotsijale atraktiivne, luuakse kodulehele ka Tule tööle osa, kuhu kirjutatakse ettevõtte missioon, visioon ja väärtused. Enamasti ei ole ka välja öeldud visioon tõene, vaid pelgalt mask, mis varjab tegelikku ja ainsat eesmärki – teenida omanikele kasumit. Ükskõik, mida omanikud ka ei ütle või kodulehele ei kirjuta. Kui raha on omanike ainus huvi, siis peegeldub see nende tõrjuvates märkustes, miimikas ja reaktsioonides igale pisemalegi töötajate ettepanekule, mis ei ole otseselt seotud rahavoo kohese suurendamisega. Kui omanike ainus eesmärk on kasum ja inimesed on pelgalt kasumi teenimise vahendiks, siis nii nagu omanikud räägivad vaid rahast, teevad seda nende eeskujul ka töötajad. Omanikud ise loovad oma fookusega töötajad, kellel on pidevalt tunne, et raha on liiga vähe. Nii sünnib suur osa ärilisi väljakutseid. Hirm, närvilisus, mossis näoga teenindajad, rahulolematud kliendid, ootejärjekorrad, konfliktid, muutustele vastu töötamine, oma algatuse puudumine, konkurents kollektiivis, puhtuse puudumine ja nii edasi. Probleemide ravimiseks vahetatakse tihti välja tipp- või keskastme juht, lootuses, et uus inimene taastab progressiivse kursi. Kui see ei aita, valandatakse hoiatuseks mõni töötaja või lausa kogu kollektiiv ja tehakse ärile restart. Kui samad probleemid taas ilmnevad, võetakse seda juba kui paratamatust. Ja kuna töötajad nagunii ei püsi, makstakse neile võimalikult vähe, koolitustesse ei investeerita ja tulu suunatakse uute klientide otsimisele, mitte olemasoleva personali ja kliendi hoidmisele. Kõike ikka eesmärgiga maksimeerida raha teenimise tõenäosust mõistmata, et just selline teguviis viibki töötajateni, kes ei hooli ettevõttest ja teevad seeläbi raha teenimise võimatuks. Raha soosib individualismi ja vähendab koostööd. Daniel Kahneman on Iisraeli Ameerika päritolu psühholoog, kes sai oma märkimisväärse panuse eest majandusteooriasse 2002. aastal Nobeli preemia. Oma raamatus Kiire ja aeglane mõtlemine, Thinking Fast and Thinking Slow, on ilmekalt kirjeldatud, kuivõrd destruktiivne on raha mõju valdkondades, kus edu aluseks on koostöö. Kahneman kirjeldab, et kui võtta grupp andekaid inimesi ja panna neid lahendama keerukat ülesannet,
siis piisab ka kõige süütumal moel raha mängu toomisest, et kõike muuta. Näiteks kui ruumis, kus osalejad ülesannet lahendavad, on suvalises kohas taustal mõni rahaga seotud, kuid ülesanded endaga täielikult mitte seotud element. Monopoli mänguraha või nurgas olev arvuti, mille ekraanil on katse sooritamise ajal screensaver vees ulpivatest dollaritest, siis katsealuste käitumine muutub, ilma et nad sellest ise teadlikud oleksid. Keerukat ülesannet lahendades peavad screensaverist mõjutatud inimesed enne abi saamiseks instruktori poole pöördumist vastu ligi 2 korda kauem kui teised, mis demonstreerib raha mõju inimese motivatsioonile pingutada. Seni on kõik ilus. Raha paneb rattad käima. Kuid screensaverist mõjutatud inimesed on ka oluliselt isekamad. Nad on kordades vähem altid aitama teist katses osalejat, kelle roll on teeselda, et ta ei mõista, mida ülesanne temalt nõuab. Kui eksperimenteerija pillab nii-öelda kogemata maha pliiatsid, aitavad raha poolt mõjutatud, mis siis, et endale teadmata, eksperimendis osalejad üles korjata vähem pliiatseid kui teised. Ühes katses öeldi katsealustele, et nad hakkavad peatselt pidama kellegagi tutvumisvestlust ning seni, kuni eksperimendi korraldaja läks teist osalejat kutsuma, paluti neil seada tutvumiseks teineteise vastu 2 tooli. Rahast mõjutatud inimesed seadsid toolid üksteisest ligi pool meetrit, kaugemale kui need, kelle ruumis ei olnud arvutiekraanil ulpivaid dollareid. Peamine Kahnemani järeldus on see, et raha soosib individualismi ning vähendab usaldust ja koostööd, soovi teistesse panustada, teistest sõltuda või reageerida teiste palvetele. Kõik, millest sõltub otsene rahaline edu nii teenindus kui ka tootmissektoris. Ja milline on raha mõju juhtidele, kes peavad selgelt tunnetama, et edasi viib mitte individualism, vaid koostöö ja kes peavad tahtma olla oma inimestel lähedal, mitte nendest kaugenema. Kui 8 töötajat 10 mõtleb Eestis vaid rahast, siis ehk on põhjus selles, et arvutiekraanidel hõljub liiga palju eurosid. Jutt rahast on kogu aeg taustal ja see väljendub nii omanike, juhtide kui ka personali käitumises. Aga 2 inimest 10 on siiski ju pühendunud enamale kui vaid raha. Miks? Gallupi andmetel seisneb erinevus juhtimises, sest on leitud, et 70% töötaja pühendumusest on mõjutatud inimese otsese juhi tegudest. Gallupi uuringud näitavad, et juhid, kelle meeskond huvitub kliendist, koostööst ja tulemustest, räägivad oma inimestega hoopis teistel teemadel kui enamik rahapõhiseid juhte. Nad räägivad arengust, eesmärkidest, missioonist ja töötaja tugevustest. Kui lisaks rahale on eesmärk ka inimene, töötab inimene nii, et tekib ka raha. Seda tõestab ka Gallupi metaanalüüs, mis võrdles 10 erineva organisatsiooni ja 1980 äriüksuse finantsnäitajaid jaekaubanduse, finantsteenuste, pangandus ja müügisektoris. Selgus, et äriüksused, millel on kõrge kliendi rahulolu, on ülejäänud üksustest 1,7 korda kasumlikumad. Kuid äriüksused, millel on nii kliendi rahulolu kui ka töötaja pühendumus kõrge, ületavad ülejäänud üksuseid 3,4 kordse kasumiga. Kas võib olla, et personali teenindamine ei ole kohustus, vaid hoopis investeering? Majandusanalüütik ja turundusekspert Raj Sisodia koos kaasautor Jacques Shetty ja David B. Wolfiga analüüsisid 67 Ameerika, Aasia ja Euroopa ettevõtte, sealhulgas BMW, IKEA, Timberland, Starbucks ja teised majandusnäitajaid, mis eristuvad konkurentidest selle poolest, et panustavad võrdselt nii kliendi, sisekliendi ehk töötaja kui ka omaniku huvide teenimisele. Selgus, et perioodil 1998 kuni 2013 ehk 15 aasta jooksul teenisid uuritud ettevõtted konkurentidest 16 korda rohkem ja ületasid turu keskmist 1461% majandusnäitajate kasvuga. Sisodia, Sheth ja Wolf avastasid,
et sektoris suurimad kasumit tootvad organisatsioonid on enamasti ka sektori parimad tööandjad. Autorid nimetasid neid organisatsioone koondnimetusega ettevõtted, kus hoolitakse, ehk inglise keeles firms of endearment. Kui ainult 2 Eesti töötajatest on pühendunud, see tähendab hoolib kolleegist, kliendist ja tulemustest, ja see number on omakorda 70% osas mõjutatud nende inimeste otsese juhi tegudest, siis võimalik, et oma sisekliendist hoolimine on kasutamata strateegia, mis mõjutaks ka Eesti ettevõtte finantsnäitajaid. Tekibki küsimus, kes maksab kõigi, ka omanike ja juhtkonna palga. Loogiline vastus on, et palga maksab klient. Kuid see arusaam ei kajastu enamike Eesti ettevõtete juhtimismudelis. Klassikalise juhtimispüramiidi tipus istub endiselt juhatuse esimees ja püramiidi põhjas on eesliini töötaja. Kui küsin sellise organisatsiooni töötajatelt, nendelt, kes seal püramiidi põhjas on, et kes maksab nende palga, siis vaatavad nad mööda püramiidi üles ja jõuavad oma juhini. Ehk juht maksab minu palga. Kuid kes maksab juhi palga? Kuna juhi pea kohal pole püramiidis enam kedagi, siis kehitab töötaja nõutult õlgu. Ja kus on sellises püramiidis kõige tähtsam isik ehk palgamaksja, nii-öelda klient ise? Kuna püramiid on altpoolt laienev, siis tuleb välja, et klient on kõige põhjas. Midagi on nagu mäda. Suure tõenäosusega ei huvita kliente, kes on Selveri, Telia või Olerexi juhid, vaid neid huvitab neid teenindava inimese professionaalsus, sõbralikkus ja kiirus. Järelikult on kliendi, ehk siis palgamaksja, positsioonid vaadatuna teenindaja palju tähtsam kui juht. Püramiid tuleb ümber pöörata. Kõige tipus on tõeline leivaisa ehk klient ja talle järgneb tähtsuselt eesliini töötaja või spetsialist. Raha teenimise seisukohast on seetõttu teenindaja oluliselt tähtsam kui juht, kes ümber pööratud püramiidi järgi allub teenindajale. Kui nüüd sellises organisatsioonis küsida töötajalt, kes maksab tema palga, siis vaatab ta oma pea kohale ja leiab sealt vaid kliendi. Ta teab, kelle käes on tema raha ja korraga omandab teeninduskoolitusel räägitav hoopis uue kaalu. Tasub kuulata. Palk sõltub sellest. Juhil samuti. Tahangi öelda, et juht, sina oled kliendi teenindaja. Juht, klient maksab sinu palga ainult juhul, kui ta saab täna, homme ja ülehomme väga head teenust ja teenindust. Kuid sina ju ei teeninda, sinu inimesed teevad seda. Järelikult sa sõltud oma inimestest rohkem, kui sa seda võib-olla endale täna teadlikult tunnistad. Kõrgtasemel teenindust saavad pakkuda ainult kõrgelt motiveeritud inimesed. Ja kui juhi palk sõltub otseselt klienditeenindaja motiveeritusest, siis mis on sinu kui juhi töö? Juhi töö on olla klienditeenindaja oma töötajatele. Teenindaja teenindab klienti, juht teenindab klienditeenindajat. Siit ka termin siseklienditeenindus. Nii nagu juht ees, nõnda teenindajad järgi. Mitte ükski endast lugupidav restoran ei lubaks iialgi lauda viia musti nõusi ega närtsinud lilli, kuid ikka ja jälle viiakse klientideni närtsinud inimesed. Edukas firma ja meeskonna juhtimine algab juhist. Aastal 2009 nõustasin ühte Tallinna tipprestorani. Olime omanikuga kokku leppinud kohtumise ja ootasin tema saabumist restorani baaris. Omanik astus sisse, möödus sõnagi lausumata tõsise näoga baari letist, mille taga seisis sel hetkel 3 restorani töötajat ja istus üle laua minu vastu. Ma soovin, et mu teenindajad naerataksid igale kliendile, oleksid inimesi vastu võttes rõõmsad ja toredad. Kas sa saad nad selliseks teha, Alar? Küsisin talt seepeale, et millise emotsiooni ta enda arvates teenindajates luua võib, kui neist tere ütlemata tõsise näoga möödub, nagu hetk tagasi. Ja millist vastuvõttu pakuvad teenindajad selle emotsiooni pealt järgmisel sekundil sisenevale kliendile? Seega ehk aitaks alustuseks sellest, et prooviksid ise teenindajatele rõõmsa näoga tere öelda. Kui klienditeenindaja ei ole paindlik, sõbralik, lahenduste keskne, ei kuula ja raiub oma joont, siis võib olla kindel, et juhtimine ei ole paindlik, sõbralik, lahenduste keskne, avatud
ega erisusi aktsepteeriv. Ja ometi ei ole seda probleemi kõikides Eesti ettevõtetes. On hulk organisatsioone, kus teenindajad naeratavad, kliendid soovitavad ettevõtet hea teeninduse tõttu ja äri liigub jätkuvalt ülesmäge. Finantsisti, vasaku ajupoolkera juhi jaoks on tegemist tihti mõistetamatu anomaaliaga, kuid tegelikkuses taandub kõik lihtsale põhjus-tagajärgseosele. Kui juhtimine on usaldatud inimesele, kes on motiveeriv, nõudlik ja meeldiv, siis töötajad tunnevad end turvaliselt, on omakorda nõudlikud ja empaatilised teineteise vastu. Nende sisemine motivatsioon kandub edasi kliendile. Ja emotsioonid loevad ka tootmises. Inimlik, sisekliendile suunatud juhtimine loob eelisega sektorites, mida ei seostata otseselt teenindusega. Sun Hydraulics on 1970. aastal asutatud Nasdaqi poolt börsil noteeritud tootmisettevõtte, kus töötab üle 900 inimese ja mille tehased asuvad Saksamaal, Inglismaal, Ameerikas ja Koreas. Pärast 1997. aastal toimunud ettevõtte aktsiate avalikku esmaemissiooni ütles ettevõtte tegevjuht Alan Carlson investoritele: me ei saa kuidagi ennustada, mis juhtub majanduses ja seetõttu ei saa me kuidagi teada, millised on meie tellimused 1 aasta pärast. Me ei juhi oma äri tuginedes numbritele. Numbrid teevad, mida numbrid teevad. Ainus, mida me pikaaegsete tulemuste seisukohast öelda saame, on see, et me teeme iga päev seda, mida me sel päeval tähtsaks peame. Me usaldame oma inimesi. Kuna Sun Hydraulicsis puuduvad finantseesmärgid, millega reaalseid tulemusi võrrelda, uuris McKinsey konsultant ja raamatu Reinventing Organizations autor Frederick Laloux Carlsonilt, kuidas too mõõdab, et ettevõtte töötajad Saksamaal tegid eelmisel aastal häid tulemusi. Carlsoni vastus oli: kes seda teab? Keda see huvitab? Kõik meie töötajad annavad endast parima ja töötavad kõvasti. Meie juures töötavad igal pool vaid tublid inimesed ja kui ma vajan selle kinnituseks mingisugust Excelit, siis ma ilmselt ei sobi oma tööle. Sun Hydraulicsi kodulehel About Us ehk meist sektsioonis on lause: me pakume oma inimestele turvalist ja meeldivat töökeskkonda, mis võimaldab neil olla produktiivne ja kogeda oma elus rahulolu. Kogeda elus rahulolu. Kui tähtis on see sinu ettevõttes? Sun Hydraulicsi tootmisruumides on tuhanded rohelised taimed, et muuta töökeskkond meeldivamaks ja tööl on täiskohaga inimene, kes taimede eest hoolitseb. Inimkeskse juhtimise tulemused räägivad enda eest. Alates asutamisest aastal 1970 ei ole ettevõte kordagi tootnud kahjumit. Kuigi käive kukkus 2009. aasta kriisi tipphetkel ligi 2 korda, oli ettevõte endiselt kasumis ja mitte ühtegi töötajat ei vallandatud. Sun Hydraulicsi brutomarginaal on keskmiselt 32–39% ja puhas kasum 13–18%. Need on numbrid, mis on rohkem omased tarkvaraarenduse, mitte tootmisettevõttele. Kuid äri vajab ka numbreid, naeratusest üksi ei piisa. Keegi peab vaatama, et süsteemid toimiks, kaup oleks tellitud, palgad makstud ja laenud teenindatud. Äri ongi tasakaal. See tähendab numbrid ja loogika ning inimesed ja emotsioonid. Kuid teenuste äris peavad ka numbri inimesed olema emotsionaalselt piisavalt intelligentsed mõistmaks, et numbrite eelduseks on head suhted. Kõigepealt inimestel iseenda ja oma kolleegidega ning seejärel klientide ja tarnijatega. Paljud juhid soovitavad välja vahetada kõik töötajad, kes ei ole oma olemuselt inimeste inimesed, või isoleerida nad nii, et nad ei kahjustaks ühegi kliendiga kokku puutuva töötaja enesehinnangut. Klienditeenindajatega võivad suhelda ainult need, kes on neile klientide teenindamises eeskujuks. See tähendab, teenindaja peab tagatoast tundma end täpselt nii oodatu, olulise ja tähtsana nagu klient müügipinnal. Kui tahad, et teenindaja ütleb kliendile jah, ei tohi sina juhina talle ei öelda. Starbucks on üks Raj Sisodia uurimismeeskonna kaardistatud hoolivatest ettevõtetest, mida keskmine klient külastab 18 korda kuus, makstes tassi kohvi eest 30% rohkem kui mujal. Howard Behard, mees,
kes juhtis ettevõtet 21 aastat ja kasvatas Starbucksi 28 kohvikust 15 000-ni, kirjutab oma raamatus It's not about the coffee järgmist. Ta ütleb, mitte kellelgi meist ei ole kunagi liiga kiire, et vastata või ära kuulata. Kui inimesed sinu poole pöörduvad, siis teevad nad seda alati põhjusega. Kui Michael Dell suudab oma e-mailidele vastata, siis suudame me seda kõik. Kui keegi tahab sinuga kokku saada või telefonitsi rääkida, ära ütle ei. Ära üldse ütle ei inimestele, kellega sa koos töötad. Mitte kunagi. Kui tahad, et inimesed ütleksid sinu klientidele jah, siis pead sina õppima ütlema jah oma inimestele. Kui sa seda reeglit ignoreerid, siis ignoreerivad sinu töötajad kliente ning lõpetavad iseseisvalt mõtlemise ja nendega on edaspidi oluliselt raskem koostööd teha. Õige pea avastad, et nad otsivad uut tööd, kus nende panus ja ideed on rohkem hinnatud. Seega unusta ära juhtkond, hierarhia, kontor või struktuur. Sa oled kõnekeskus oma inimeste jaoks. See on juhtimisel su ainus roll. Sa oled siin selleks, et teenindada oma inimesi, et nemad saaksid teenindada sinu kliente. Kui klient maksab kogu ettevõtte personalile palga, on selge, et ainus sobiv klienditeeninduse tase peab olema nii hea, et klient tahaks jätta selle eest tippi. Seega, juht, kui klienditeenindaja panus on tagajärg sinu tegudele, siis ainus sobiv juhtimisstandard peab olema nii hea, et personal tahaks jätta selle eest sulle tippi. Ehk pane täna õhtul müts lauale ja vaata, mis saab. Kas tuleb mõni euro? Kliendid soovitavad ettevõtet, mille siseklient soovitab omanikku. Mõned aastad tagasi koolitasin ühe Eesti suurima jaekaubandusketi personali. Auditooriumis oli ligi 2500 kassapidajat. Päeva juhatas sisse keti tegevjuht mõttega, et kui iga kassapidaja pingutuse tulemusena tekiks ketile aastas juurde üks uus klient, tooks see kaasa €1 miljoni suuruse käibetõusu. Ja ta lõpetas oma kõne sõnadega. Mõelge, kallid kassapidajad, kui õnnelikuks teeks see meie omanikud. Kahtlen siiralt, et ükski 12 tundi päevas töötav kassapidaja sellest sõnumist indu sai. Mida ülal mainitud juht ilmselt infona tegelikult vajaks, on teadmine, et enne, kui panustada omaniku õnnelikuks tegemisse, tuleks õnnelikuks teha töötajad, sest ainult nii muutuvad õnnelikuks kliendid, kes maksavad kõigile palga. Gallupi uuringud näitavad, et kauplused, mille töötaja heaolu on kõrge, teenivad keskmiselt 19 eurot ruutmeetri kohta rohkem kui madala töötaja rahuloluga kauplused. Wegmans Food Markets, 7 miljardi eurose aastakäibega Ameerika supermarketi kett, kus töötab üle 48 000 töötaja, on selle väite tõestuseks. Läbi tipptasemel sisekliendi teeninduse on ettevõte olnud juba 20 aastat järjest Fortune'i parima tööandja nimistus. Aastal 2018 oli Wegmans Google'i järel number 2 tööandja maailmas ning aastal 2005 lausa number 1. Rõhutan, tegemist ei ole tarkvaraettevõte, vaid toidupoega. Wegmansi juhtkond teab, et selleks, et omanikud rõõmustaksid, tuleb kõigepealt teha rõõmsaks personal. Võib-olla sellepärast maksab Wegmans oma töötajatele sektori keskmisest 5% suuremat palka. Tulemuseks on aga see, et Wegmansi aastane kaadrivoolavus täiskohaga töötajate kohta on vaid 6%, võrreldes sektori keskmise kaadrivoolavusega, mis ületab 20%. Olles sektori parim tööandja, on Wegmans automaatselt üliatraktiivne tööandja andekatele tööotsijatele. Koondades parimad ühe katuse alla, saavad Wegmansi kliendid aga parimat võimalikku klienditeenindust. Strateegia, mille tulemusena on Wegmansi müügitulu ruutmeetri kohta 50% suurem kui sektori keskmine. Kõik see on järjekordne tõestus, et sisekliendi rahulolu eelneb kliendi rahulolule. Panustad töötajasse, panustab töötaja klienti ja omanik teenibki oma miljoni. Paar suve tagasi külastasin Viljandi restorani Fellin. Olin üllatunud, et sisenedes tervitasid mind absoluutselt kõik teenindajad. Olin Fellini külastamise hetkel koolitanud juba tuhandeid Eesti teenindajaid ja jälgisin huviga, et kui pikalt naeratamine kestab. Minu imestuseks ei kadunud aga naeratus teenindajate nägudelt ka pärast vahetut kliendiga suhtlust.
See oli päris naeratus, mida oli tunda ka hoolivas viisis, kuidas teenindajad üksteisega suhtlesid. Ootused ületas aga hetk, mil köögist möödudes lehvitasid ja teretasid mind ka naerusuised kokad. Olin hämmingus. Kuidas see võimalik on? Ma ei jätnud seda küsimust iseendale, vaid esitasin selle oma teenindajale, kes vastas. Restorani omanik on valinud meid enda järgi. Iga kord, kui ta tööle tuleb, siis kallistab ta kõiki ja uurib siiralt, kuidas inimestel läheb. Ta teeb endast kõik ja meie tunneksime end nagu kodus. Fellin on juba mitu aastat olnud Viljandi TripAdvisori klientide enim soovitatud restoran. Kliendid soovitavad kohta, mille töötaja soovitab omanikku. Gallup on viimased 35 aastat järjest tõestanud, et andekas töötaja võib ettevõttega liituda väga erinevatel põhjustel. On see siis karismaatiline liider, helde motivatsioonipakett või maailmatasemel kontor. Kuid see, kui kauaks selline töötaja ettevõttesse jääb ja kui produktiivne ta on, sõltub ainult töötaja suhtest oma otsese ülemusega. Zappos on aastal 1998 asutatud tänaseks enam kui miljardi eurose aastakäibega online kaubamaja, kus 75% ostudest tuleb püsiklientidelt. Ilmselge märk sellest, et ettevõte teeb midagi palgamaksja seisukohast õigesti. Zappose algusaastatel küsiti ettevõtted asutajalt, Tony Siechilt korduvalt, kas tema üks unistusi on jõuda Fortune 500 ettevõtete hulka ja Siech vastas, et tema jaoks on oluliselt tähtsam jõuda parimate tööandjate nimistusse. Parima tööandja staatus muudab ettevõtte atraktiivseks kõige andekamatele töötajatele turul ja kui neid motiveerida läbi inimeste keskse juhtimise, koolituste ja kollektiivi, siis parim klienditeenindus ongi asjade loomulik tagajärg. Paljude ettevõtete väärtused on suunatud kliendile. Professionaalsus, teenindus, hind, toode, kiirus, kvaliteet ja nii edasi. Kuid need ei mõjuta tegevusi, mis on tegelikult nende väärtuste elluviimise ja hea klienditeeninduse eelduseks. Kuulamine, hoolimine, austus, julgustamine, täpsus, õhin ja nii edasi. Kodulehele võib ju kirjutada, et klient on tähtis, kuid selline lubadus maksab vaid juhul, kui juhid ja töötajad seda ka oma tegudes demonstreerivad. Fortune 100 parimate tööandjate toppi kuuluvates organisatsioonides väärtustatakse kolleegiteenindust sama palju või kõrgemalt kui klienditeenindust, sest esimene on teise eelduseks. Suurepärane teenindus on vaid jäämäe tipp, mille loob see, mida klient kunagi ei näe. Meeldiv siseõhkkond, tunnustav hooliv juhtimine, arengule suunatud keskkond, motivatsioonisüsteemid ja töövahendid. Edukas juhtimine nõuab aga isikuomadusi, mida ei ole võimalik õppida. Gallupi väitel eksivad organisatsioonid juhtide palkamisel 82% kordadest. Juhte proovitakse parandada koolitustega, kuid inimeste juhtimiseks vajalikke isikuomadusi ei ole võimalik õppida. Eesti väljakutse ongi see, et paljud juhid armastavad numbreid rohkem kui inimesi. Nii on firma juhtimine kahjuks tihti numbritulpade poole kaldu ja palju olulist jääb ellu viimata. Kuid kui äri eelduseks on inimene, tema suhted ja emotsioonid, siis pelgalt Exceliga tipptasemel klienditeenindust ei saavuta. Kuidas saab olla, et Eestis on endiselt teenindusalasteks väljakutseteks naeratamine, sõbralikkus ja viisakus? Kui uskuda, et kala mädaneb peast, siis järelikult meil on endiselt elementaarsed juhtimisalased väljakutsed naeratamise, sõbralikkuse ja viisakusreeglite omandamisega. Juhid ei ole ise meeskonna juhtimisel eeskujuks sellega, mida nad töötajatelt nõuavad. Päeva lõpuks ei tööta mitte keegi organisatsiooni hüvanguks. Ära kunagi räägi kliendi rahulolust enne, kui sa ei ole kindel, kui rahul on sinu töötaja. Kui küsid töötajalt, et mis teeks tema arvates kliendi rõõmsaks, enne kui oled küsinud, mis töötajale endale rõõmu teeks, on sama, kui naine küsiks mehelt, millist pesu ta peaks teise mehega kohtudes kandma. Teenuse kujundamise ajal sisekliendile suunatud teenust kujundamata jätte on lihtsalt rumal. See on nagu sõidaks autoga, mille rehvid on tühjad. Paneks end ilusasti riidesse, kuid ei peseks end.
või ehitaks staadioni, kuid jätaks tribüüni disainides planeerimata rajad, kus sportlased võistlevad. Ja ometi suur osa teenindussektorist täna veel nii toimibki. Pealtvaatajate ehk klientide tribüünid on uhked, kuid sportlastel ehk töötajatel ei ole spordivahendeid, pesemisvõimalust ega treeningtingimusi. Uskuda, et tööpind ei mõjuta personali meeleolu on sama, kui uskuda, et see, milline kodu välja näeb, ei mõjuta seda, kuidas me ennast kodus tunneme. Kas sinu personali tööpind on meeldiv ja ilus? Milline on valgus? Kas seda on piisavalt? Kas see annab jõudu või uinutab? Võta eelmise aasta lahkumiskulud ja kahjum, mis tuli kaadri voolavusest ja lisa see summa sel aastal personali hoidmisele. Järgmine aasta võta kogu kulu, mis läks halvast teenindusest põhjustatud kliendikaebuste rahuldamiseks ja kuluta see töötaja rahulolu tõstmiseks ja võid luua firma, kus ei ole kliendikaebusi ja kaadri voolavust. Maailmakuulus juhtimiskonsultant Richard Barrett on öelnud: juhtidel on kasulik mõista, et päeva lõpuks ei tööta mitte keegi organisatsiooni hüvanguks. Igaüks töötab ennekõike iseenda hüvanguks. Kõik otsivad töökohta, mis looks võimaluse eneseteostuseks ja oma vajaduste täitmiseks. Kui juhid ei suuda neid võimalusi luua, siis otsitakse neid mujalt. On rumal oodata, et lojaalsus on iseenesest mõistetav. Ei, lojaalsus tuleb juhtidel välja teenida. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.